Tere tulemast hommikupalvele. Ma alustan nagu ikka piibli lugemisega. Loen Uuest Testamendist. Ja tänane kirjakoht lähtub siis suurest reedest, mis on siis sellel nädalal tulemas. Ja suur reede on punane päev. Ütleks kogu kristlik maailm tähistab siis suurt reedet. Ja miks on see punane päev? Sest Jeesus Kristus kandis kogu inimkonna patu. Kandis varastamised, valetamised. Ja see nimekiri väga pikk, mida kõike, mis läheb patu alla. Ja ma loen siis Markuse 15 peatükist jupiti. Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa. Ja nad viisid Jeesuse Golgata nimelisse paika. See on tõlgitult pealuu paik. Aga kell oli 9, kui nad ta risti lõid. Ja tema süütahvlil oli kirjutatud juutide kuningas. Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärast lõunat. Ja kella 3 ajal kisendas Jeesus valju häälega: Eloi, Eloi, lema sabatani. See on tõlgitult: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. Kui Jeesus ristil kisendas: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Siis Jeesuse peal oli kogu inimkonna patt, kogu süü, mis sel hetkel lahutas teda Jumalast. Tema peal olid nii minu patud kui ka sinu patud, mille ta kõik enda peale võttis ja mille ta surma viis. Ja ta võitis ära surma, tõustes üles 3. päeval. Ja seetõttu ainult läbi Jeesuse Kristuse on meil ligipääs Jumalale ja saada kord taevasse Jumala juurde, parandades meelt ja uskudes Jeesuse Kristusesse. Ja laulame laulud. Saatsin teile 3 laulu. Ja alustame Andkem tänu rõõmsa meelega. Olge siis julged kaasa laulma. Andkem tänu rõõmsa meelega, andkem tänu, sest ta püha on. Andkem tänu, et ta on andnud Jeesuse oma poja. Andkem tänu rõõmsa meelega, andkem tänu, sest ta püha on. Andkem tänu, et ta on andnud Jeesuse oma poja. Ja nüüd öelgu nõrgad olen tugev, öelgu vaesed olen rikas, see läbi mida Jeesus teinud meie ees. Ja nüüd öelgu nõrgad olen tugev, öelgu vaesed olen rikas, see läbi mida Jeesus teinud meie ees. Andkem tänu rõõmsa meelega, andkem tänu, sest ta püha on. Andkem tänu, et ta on andnud Jeesuse oma poja. Ja nüüd öelgu nõrgad olen tugev, öelgu vaesed olen rikas, see läbi mida Jeesus teinud meie ees. Ja nüüd öelgu nõrgad olen tugev, öelgu vaesed olen rikas, see läbi mida Jeesus teinud meie ees. Andkem tänu.
järgmine laul on 118. Isa taevas, me austame sind. Isa taevas, me austame sind. Isa taevas, me austame sind. Sul armastust toome, su ees põlvitame. Isa taevas, me austame sind. Kiidame sind, Jumala poeg. Kiidame sind, Jumala poeg. Sa päästsid meid patus ja tõid uue elu. Kiidame sind, Jumala poeg. Püha vaim, oled tröstija sa. Püha vaim, oled tröstija sa. Meid juhid, meid kannad ja rahu meil annad. Püha vaim, oled tröstija sa. Meid juhid, meid kannad ja rahu meil annad. Püha vaim, oled tröstija sa. Ja nüüd läheme selle loo juurde, mille ma teile eile saatsin. Ja eile saatsin teile loo ühest anglikaani piiskopist, kelle hauaplaadil oli lugu, kuidas ta püüdis muuta maailma, siis enda riiki, siis oma lähedasi, kuni lõpuks mõistis, et kui ta alustanuks iseenda muutmisest, oleks tal õnnestunud ehk natuke muuta ka ümbritsevat. Ma usun, et paljud inimesed on eriti noorena unistunud sellest, kuidas nad muudavad maailma ja kuidas jätavad endast maha kustumatu jälje. Paraku aga selgub sageli, et maailm ei taha sugugi vastu võtta või nii kergesti muutuda. Ja isegi ühe ainsa inimese muutmine on väga raske, isegi võimatu. Kui vaadata kas või väikest last, siis tema suunamine ja kujundamine on väga raske töö. Vanemad saavad oma lapsi küll teatud määral mõjutada, kuid sageli selgub, et mida rohkem lapsi survestada, seda tugevamalt nad vastu hakkavad ja seda hullemaks olukord läheb. Parim viis oma laste mõjutamiseks on aga lõpuks isiklik eeskuju. Ja see tähendab, et tuleb ise saada võimalikult heaks eeskujuks. Muutumine on väga raske. Meie laps armastab näiteks maiustusi ja sageli juhtub, et ta kipub ainult magusat sööma. Aga ka meie naisega armastame magusat. Ja nii on väga raske teda maiustustest eemale hoida. Ja oma maiustamisega anname me talle eeskuju. Kuigi inimeses on sageli igatsus, et maailm oleks parem paik, et teised inimesed oleks tema suhtes paremad, et elu kohtleks teda lahkemalt. Ja teab igaüks, kes on püüdnud, et olla iseendast parem on suur katsumus. See nõuab suurt tööd, tahet ja pingutust. Inimene justkui lepib enda puudustega kergemini kui teiste puudustega. Ta mõtleb, et miks teine inimene ei võiks end kokku võtta, aga harvem ta mõtleb sellele, kuidas ta ise võiks end muuta, et teine inimene enam teda sellisel viisil ei häiriks. Meile kõigile on ilmselt tuttav Andres Paas, tõe ja õiguse peategelane, kes suure osa oma elust luges piiblit. Huvitaval kombel juhtus temaga midagi ootamatut. Selle asemel, et temast oleks saanud parem inimene, nagu piiblit lugevast inimesest võiks loota, muutus ta aina kibestunumaks, valelikumaks, kurjemaks ja ebaõiglasemaks. Justkui piibel oleks olukorra veel hullemaks teinud. Põhjus on see sama. Ta ei lugenud piiblit selle eesmärgiga, et see saaks tema südant muuta, vaid otsis sealt endale õigustust ja süüdistusi kõigi teiste vastu.
piibli standardid seadis ta teistele, kuid mitte iseendale. Seega on inimese hoiak, mida ma võiksin endas muuta või Jumalal muuta lasta, väga oluline selleks, et Jumala headus, arm ja heldus maailmas suureneks. Kui meie ise muutume, hakkab vaikselt muutuma ka maailm meie ümber. Kõigepealt hakkame ise maailma teise pilguga vaatama, teisiti inimestesse suhtuma, neid kohtlema ja tasapisi hakkab see mõjutama ka neid. Aga kuidas leida jõudu endas muutumiseks, selleks valusaks ja pingutust nõudvaks protsessiks? Sageli inimene ju tahab muutuda, aga ei suuda. Tahab lahti saada oma halbadest harjumustest ja sõltuvustest, mitte vihastuda ja solvuda nii kergesti, saada jagu oma laiskusest, toituda tervislikumalt, teha trenni, mitte öelda teistele halvasti, kuid ikka ja jälle juhtub, et nad libastuvad, valmistavad endale pettumuse ja need katsumused tekitavad loobumismõtteid. Inimene võib koguni kibestuda ja ennast maha kanda. Jeesus õpetas oma jüngritele mõned väga lihtsad, väga sügavad tõed, mis aitavad meil saada paremini hakkama nii Jumala, teiste inimeste kui tegelikult eelkõige iseendaga. Jeesuse õpetus sisaldab kindlasti rohkemat, kuid tooksin 3 soovitust: palu andeks, andesta ja armasta. Jeesuse õpetuse esmane sõnum oli, et paranda meelt. Meeleparandus sisaldab andestuse palumist Jumalalt kõige kurja pärast, mida inimene on teinud, ja pöördumist vanalt teelt. Kui me palume Jumalalt andestust, siis me saame loota ka Jumala jõule. Tõenäoliselt eksime tulevikus ikka, kuid meile jääb alati avatuks uks Jumala andestuse juurde. Andeks palumine ja meeleparandus on elu pidev osa. Me ei peagi eeldama, et suudame kohe muutuda. See on protsess. Ja me ei pea eeldama, et suudame kõike omast jõust. Kui Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mitu korda nad peavad andestama inimesele, kes nende suhtes eksib, siis Jeesus ei seadnud mingit piiri. Ta ütles, et ma ei ütle teile, et 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Meie isa palves on lause: anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi anname andeks oma võlglastele. Jumal on valmis meile andestama korduvalt ja korduvalt, ilma limiidita. Ja samamoodi ootab ta, et me ise oleks andestavad teiste suhtes, aga mitte ainult teiste. Kui Jeesuselt küsiti, mis on kõige olulisem käsk, siis ta ütles, et kogu käsuõpetus on kokku võetud 2 lauses: armasta Issandat oma Jumalat ja oma ligimest nagu iseennast. Jeesus ütleb, et me armastaks Jumalat, et me armastaks teisi ja et me armastaks ka iseennast. Ja ennast me ei tohiks armastada vähem kui teisi. Nii et kui me teistele peaksime andestama korduvalt ja korduvalt, peaksime tegema sama iseenda suhtes. Jeesuse õpetus on, et me annaksime endale andeks, tingimusteta ja ilma limiidita. Ükskõik kui palju me endale pettumust valmistame, Jumal ei anna meie suhtes alla ja meie peaksime ka mitte alla andma. Isegi kui me ebaõnnestume juba mitmendat korda, isegi kui tundub, et me ei suuda kunagi muutuda, isegi kui meie eksimused on teinud palju valu meile endale ja teistele, nii kaua kui me ei suuda endale andestada ega võtta vastu Jumala andestust, hoiab süütunne meid lõksus. Süütundes ja kibeduses elamine paneb aga süüdistavalt ja kibedusega vaatama teiste peale. Jeesus ütles, et me armastaksime teisi nagu iseennast, sest inimesel on raske armastada kedagi teist, kui ta ennast ei armasta. Ja nagu Jumala käest saame andeks paluda ka enda käest. Mõnikord võib inimest aidata see, kui ta palub endalt andeks, et ei ole endaga piisavalt arvestanud või on endale kahju teinud.
võib-olla niimoodi on kergem ka endale andeks anda, kui oleme endalt andeks palunud. Ja niimoodi sisemiselt tervenedes saab inimene mitmetest köödikustest vabaks, mis teda ehk kaua aega on kinni hoidnud. Ja see annab jõu ja vabaduse muutumiseks. Me oleme kõik inimestena puudulikud ja see on isegi hea. See annab meile võimaluse alati natuke paremaks muutuda ja olla armulised ka teiste suhtes, kes on samuti puudulikud. Isegi kui me oleme oma elus mõne või mitme asjaga ebaõnnestunud, ei tähenda see, et peaksime ennast maha kandma. Oluline on see, et me liiguks õiges suunas ja oleksime ka enda suhtes armulised, andestavad ja armastavad. Jumal on andnud meile selleks eeskuju ja kui Jumal, kes on täiuslik, meid ei süüdista ja armastab meid vaatamata meie puudustele, kuidas siis võiksime meie ise jätta endale andestamata ja loobuda ennast armastamast. Me palvetame. Jumal, täname sind, et sina oled valmis meile alati andestama ja sina armastad meid. Jumal, aita meil ka endale andestada. Paluda andeks oma eksimused ja armastada nii ennast, teisi kui sind. Palume seda Jeesus Kristuse nimel. Aamen. On jäänud veel üks laul, palve ja õnnistus. Ma tahan laulda sulle tänuviisi. Ma tahan laulda sulle tänuviisi, sind ülistan, sest sina oled hea. Su poole nüüd ma palves tõstan käe, puhun, et kiitu sinu vägevu. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Palume meie Isa palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale, paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku ma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.